väga palju küsimusi, väga palju küsimusi, kui kallist osta, mida osta. Jätkub mure paljudel, et mul on 50-eurosed arvutikõlarid, ma ostan nüüd 100-eurosed, ma saan poole paremat, et see ju on nii. Või kui ma ostan 200-eurosed, kas ma saan siis 4 korda paremat? Noh, ei ole ju sellist vastust olemas tegelikult. Muidugi vastatakse inimesele tihtipeale, et jaa, muidugi 200-eurosed on põhimõtteliselt kõik, mis sa üldse kunagi elus vajad, et midagi paremat osta ei saa. Et osta need ja ongi õnn saabus õuele. Ja see võibki nii olla. See võibki nii olla. See võib nii olla selle ütleja jaoks, kui ka selle jaoks, kes need siis ostab, aga ei pruugi. Noh, ma olen ise väga raske, on mul endal hinnata selles hinnaga siis tooteid, sest ma olen neid kuulanud ja mulle hinnad ei rahulda. Minu jaoks jääb nendes väga palju puudu selles helis, mida need välja toodavad. Aga ma ei ütle, et nad halvad on. Mitte seda, nad on tihtipeale väga hea heliga oma hinna kohta. Aga inimesed tahavad, kes selle kirjutavad nendest asjast, küsivad nõu, siis nad tahavad alati saada, et ma nüüd kulutan selle 50 või 100 euro asemel, kulutan nüüd 200 või 300 ära ja ostan uued arvutikõlarid, et siis see peaks ju olema põhimõtteliselt maailma parim, mis sa saad. Ei ole. Ma ei tea, kas keegi on maailma parimat kunagi kuulnud, keegi ilmselt on, mida loeb maailma parimaks. Aga muidugi maailma parim võib olla ka see 200 eurone asi, ega ei ütle selle inimese jaoks. Aga mõelnud, et ütleks inimesele midagi, aga kuidas sa ütled inimesele, et ta ei saa 200 euro eest maailma parimat asja? Või seda, mida ta kirjutab. Tihtipeale on sellised nõuded kirjas, et okei, et ma nüüd tahan siis, et hea bass, puhtalt kõrged mängiksid, et selge, keskmine, see mid-range nii-öelda, keskmised helid oleks kõik kõik need asjad. Jah, kõigest midagi saab selle paarisaja euro eest. Aga kõigest jääb ka, igas asjad jääb ka puudu. Millisel kõlaril rohkem, millisel vähem. See on nii maitse asi. Et kuigi minu jutt on siin üks pikk heietus, siis mida ma tahangi öelda seda, et iga inimene areneb, iga inimene kuulab oma kõlareid, kuulab sõprade kõlareid võib-olla, mis iganes, et leiab seal mingeid nüansse, kuidas need teistmoodi mängivad, kuidas tema omad mängivad. Ja selle pinnalt hakkab tahtma just teistsuguseid kõlareid. Nii-öelda paremaid kõlareid enamasti. Mis hetkel seda inimest rahuldab, on väga suhteline. Ühte rahuldabki see, kui ta vahetas oma 100 eurose kõlarid 200 vastu ja see on täiesti piisav. Kõik okei. Teine kulutab 500, leiab, et on okei. Kolmas kulutab ka 500 ja et kurat, täitsa jama. Ma ei saangi sellest midagi. Kulutab võib-olla 1000 või 5000 hoopis. Et loomulikult see rahaline piir tuleb ette. Igaüks peab mõtlema seda, kui palju on raha ja mida sellest saab. Kõik tahavad osta oma raha eest parimat asja. Aga fakt on see, et väga vähese raha eest ei saa väga head asja. Ei uuest peast ega kasutatud. Et ka kasutatud on headel asjadel kallim hind ja see on paratamatus, sest keegi ei taha oma heast asjast väga odavalt loobuda. Ärme piira ennast nende rahaliste numbritega. Ma tahan lihtsalt öelda seda, et inimesed peaks arvestama sellega, et raha paneb piiri, kui hea asja osta saab. Aga see ei tähenda seda, et see asi ei pruugi sellele ostjale meeldida. Kuigi see ei ole maailma parim ja võib-olla ka mitte maailma keskmine nii-öelda, siis tegelikult võib see olla selle kuulaja jaoks täiesti piisavalt hea. Ja
see on asi, millega ei oska paljud arvestada. Eriti nooremad kuulajad kasutavadki neid soodsamas hinnaga siis arvutikõlareid, siis minu jaoks tundub nagu natukene naljakas lugeda, et ma nüüd teen suure upgrade'i, lähen 100 euro pealt 200 euro peale. Minu arvates see ei olegi upgrade, okei, muidugi on, aga tegelikult nende kõlarite vahe ei ole nii meeletu. Et loomulikult jääb 200 euroni juba paremat häält, ütleme nii, et ta hakkab tegema juba nagu päris kõlari häält, sest 100 eurone seda enamasti tegema ei kipu. Aga nõuda sellelt mingit super heli kvaliteeti asja, minu meelest ei ole nagu selleks alust sellise raha eest. Ma ütleks, et osad tootjad teevad tõesti selle 200 euro eest väga hea asja valmis. Aga neil on puudujääke. Selles helis on puudujääke. Ja siis, kuidagi väga raske on seletada, et see on tegelikult hea asi. See on tõesti hea asi 200 euro eest. Või selle ka 100 euro eest näiteks hea asi. Aga tal on puudused. Ta ei kõla nii, nagu kõlab sul 1000 eurone. Midagi ei ole teha, ei kõla. 1000 eurosel on jupid hoopis tehed sees. Parema kvaliteediga komponendid, paremini tehtud. Kõik see asi muudab seda heli kõla ja kvaliteeti. Aga kas see inimene, kes ostab selle 200 eurose, mitte 1000 eurose, kas ta hindab seda vahet üldse? Võib-olla üldse mitte. Ja tema jaoks ei pruugigi olla vahet, kas ta ostiski 200 või 1000 või ka 10 000. Et see 200 võib olla täiesti piisav. Ja selles mõttes ongi väga raske öelda, et see on nonsense selliste asjade küsimine pidev, mida foorumites leidub. Ma ei taha seda nüüd öelda, ikka tahaks küsida, et kuulge, mis ma ostaks, mis ma nagu ostma peaksin, et mul siuke värk on. Aga tahan öelda seda, et tuleks võtta seda asja ikkagi mõistusega. Et kui ütleme, minnes 100 euro pealt 200 euro peale, põhimõtteliselt hind kahekordistatakse, siis põhimõtteliselt läheb heli paremaks küll, aga te ei saa super hüper asja, lihtsalt ei saa. Pole mõtet nagu punnistada. Mul ka viimati sattus mingi teema ette, kus põhimõtteliselt enam-vähem internetis 10 lehekülge on siis teemat, kuidas tüüp läheb 50 euro pealt 100 euro peale. Ja siis see peab tegema nagu mingit super heli. Ei saa ju teha, Ei saa teha lihtsalt, See ei ole füüsiliselt võimalik. Selle rahast ei mahu sinna see heli sisse, Aga inimene eeldab, et seda peab saama. Ja et siis, et kui talle öeldaksegi, et kuule selle eest ikkagi seda ei saa et sul on nagu kõvasti rohkem raha kulutada. Oi, mis mõttes, et kui palju siis? Et veel poole rohkem. Et ikka ei piisa. Aga mis siis on? Ma tõesti, ma mitte ei taha teha inimesi maha, kes lähebki 50 euro 100 euro peale. Mitte seda. Ma tahan öelda, et ärge eeldage mingit imet. Imet ei juhtu. Mul endal küll ei ole arvutikõlareid ühtegi paari. Ma olen aeg-ajalt ikka mõtlen, ma ostan mõned. Aga ma ei ole ikkagi siin ostnud. Küll aga ma olen ostnud neid siin sugulastele ja tuttavatele sõpradele soovitanud mõndasid osta ja nad kõik kuulajad ja tegelikult on rahul. Ja ma ise olen ka neid kuulanud ja mind ausalt, mind tegelikult üllatab, kui hea saab see heli ikkagi selle 100 või ütleme 150 euro eest olla, et tõesti üllatavalt hea. Et loomulikult ma kuulen ju täiesti selgelt, et passi nietu, udune mingisugune soga tuleb. Kõrgelt keskelt ka, nipet-näpet ikkagi. Seda teist kolmandat on puudu, ilmselgelt kuulda ei pea mingit super kvaliteetset mustigi sisse laskma, paned teleka saate käima ja kuuled ära selle vabalt. Aga
kui hea tegelikult selle raha eest asi on. See on super tulemus. Mina olin noor, ühesõnaga nõukogude ajal, ütleme siis nii. Põhimõtteliselt ema kulutas ära oma kuupalga. Ma sain endale mingi stereokasseti mänge, mis sellepärast polegi üldse stereo, vaid on libastereo ehk tegelikult mono 2 kõlariga. Siis tänapäeval oluliselt väiksema raha eest saada oluliselt parem asi. See on ikkagi väga ja väga hea. Et siin ei ole nagu midagi nutta, aga imet ärge küll oodake, et seda ei juhtu. Et kui te ikkagi kulutate ära kas 200 või 2000, see on nagu öö ja päev. Kas kulutada rohkem raha? Ja kui palju rohkem? Jällegi probleem. Vastust tegelikult sellele ei ole. Ja vastust ei anna teile ka tegelikult internet. Ega vastust ei anna teile inimesed, kes teie küsimustele vastavad. Sest et teie kuulete teistmoodi kui teised inimesed. Iga inimene kuuleb erinevalt. Ja mida ta hindab heaks, mida ta hindab halvaks, need on täiesti erinevad asjad. Ei saa niimoodi, ei ole võimalik panna 2 inimest kõrvuti ja öelda, et nii, teile peab see asi meeldima, mida te kohe kuulete. See võib nii olla, aga ei pruugi. Ja kui nüüd üks soovitab teisele, et osta nüüd see asi, siis on, miks ma selle ostma pean? Mulle ju see ei meeldi. Aga kui te nüüd internetis ja ei ole seda asja üks on siis kuulnud, kellele meeldis, ja see, kes tahab osta, ei ole seda kuulnud ja see ütleb, et osta, see läheb ostab. Kurat, mulle ei meeldi, see on mingi jama, mis kuradi soovitus. Ja see on ka üks asi, miks ma ei taha soovitada inimestele. Mul küsitakse palju selliseid küsimusi, et soovita, aga see on nii riski business. Võid niimoodi ämbrisse astuda selle soovitusega, et siga kain näksi sind pärast. Eriti kui me räägime kulutusest mitte 100 ega 200 eurot, vaid räägime seda kulutusest 1000 eurodes, siis soovitamine on väga riskipistes. Ainuke soovitus, mis on hea soovitus, mine ja kuula. Mine ja kuula. Kui on see võimalus, mine ja kuula. Või kui oled julge ja ostad kuulamata, siis arvesta sellega, et võid pettuda. Need on 2 varianti, mis olemas on. See, et sa lihtsalt ostad soovituste põhjal ja põhimõtteliselt ma ei hakka siis kuulama minema, see on vale otsus. See võib valusalt kätte maksta. Eriti kui eeldad, et teine inimene soovitab head, ja teine inimene oma arvates soovitabki head, aga sulle, kes saad hoopis teine inimene kui see, kes soovitas, see ei meeldi, siis on jama. Jah, mina olen küll tegelikult väga paljud asjad ostnud niimoodi, et ma ei ole kuulnud. Ma olen lapanud põhjalikult internetti ja ostnud neid kuulamata, sellepärast, et Eestis ei ole varianti kuulata. Ei ole neid asju üldse olemas, tuleb kuskilt teisest maailma otsast. Ja ma olengi valmis selleks, et see kulutus on mitte raha maha viskamine, aga mingisugune kahjum. Esiteks transpordikahjum ja teiseks siis, et tõenäoliselt tuleb müüa odavamalt kui ostsin. Aga siis ma olengi selleks valmis. Aga kui inimene ei ole selleks valmis, siis on muidugi jama. Siis ta sisult ostis endale jama kraesse, mis talle üldse ei meeldi ja kulutas võib-olla kogu raha ära, mida ta tahtis sellise hea asja jaoks osta. Mine ja kuula. Mine ja kuula ja otsusta ise, mis on sinu jaoks hea. Ei ole vaja tellida neid asju internetist, ostke heit Eestist. Okei, ta võib olla isegi natuke kallim, mis ta ka vahest on. Aga kui te ei ole kuulnud ja teil on valida, kas te nüüd kuulate siin Eestis
või tellite netist lampi, siis kuulake Eestist, ostke Eestist. Mina ostan ka mitmeid asju, ma ostan Eestist. Ja nad on kallimad, ostan sellepärast, et okei, siin ikkagi vaja ka Eesti tootjaid toetada. Mitte küll tootjad, aga ütleme edasimüüjaid ja sellist värki. Et kui me päris kõik tellime välismaalt, siis Eesti majandus hakkab väga kiratsema. Et on vaja ka Eestist midagi osta. Ja kui sinna vahe on tõesti seal mõned eurod, siis ostke Eestist. Why not? Kuulate ära, ostate selle kaupmehe käest ära. Ärge mängige siga, et lähete kuulate ja siis lähete tellite netist. Noh, see on väga popp tegevus, aga noh, mõtle selle kaupmehe peale ka. Ta taris selle asja siia, pani selle oma poes üles, kulutas aega, vaeva, ruumi, rent, kõik maksab. Ta peab sellest mingi väikse kasu ikkagi saama. Et noh, tasub ka toetada päris müüjaid, mitte ainult internetis müüjaid. Et mõelge ka selle peale.